On läbis, jah? Ja, mis oleme küll. Apudi, tšau. Tšau. Tere. Tere, mina olen Martti. Mina olen Kristel. Mina pidin kõiki sisse vaatama, aga mina Me oleme siin nii asjalikud inimesed, et kui meile pannakse kaamera käima, siis lihtsalt kohe läheb lahti ja võtame... Väga hea, mulle meeldib teie kätte või hoidma, siis on hästi. Väga hea, niiviisi. Sa ei üldse midagi tegema. We got this. Milleks me seda tulime, Kristel? Tegelikult sellepärast. Kuule, aga tegelikult me tulime ju sellepärast kokku, et head juttu rääkida. Just. Aitäh, et sa meid külla kutsusid kõigepealt. Väga meeldiv on. Ma loodan, et auto oli hea, mis järgi tuli teile? Ja mulle meeldis see niisugune sinine. Sinine. Mulle meeldis see, et seal oli kõvasti kokku hoitud, et oli siuke Flintstone'ist. See ongi, see läheb teemasse, sest et kokkuhoidmine ongi natukene teema, mida me tahame täna rääkida. Ma loodan, et kõik on oma tšaud siis kätte saanud, kes seal teisel pool on, et võib-olla me teeme 5 minuti pärast ühe tšau veel nendele tuhandele, kes seal hiljem uuesti juurde liituvad. Täpselt. Keegi võiks muidugi seal kommentaaridesse kirjutada, kui te ei kuule meid, siis te võite öelda, et palun rääkige kõvemini. Siis me räägime kõvemini. Aga ühesõnaga, me jätkame siis, mida ma olen siin maja sees üritanud oma inimestega arutada. Siuksed tähtsad teemal nagu säästmine, raha kogumine, mitte ülekulutamine, ülemaksmine. Mõtlesid ülemaksmist on just keeruline kontrollida, aga mul on nagu lahe, et te siia kohale olete tulnud. Ma mõtlesin, et ma teen teile kingituse ka, aga kuna meil on... Ma ei teinud sellepärast, et... Ma olen täiega valmis midagi. Et hoiame kokku, on jah? Väga hea. Mulle meeldib ja samas ma mõtlesin, ma saan säästa nüüd, et kink, et see on raudselt midagi vajalikku. Kas saab edasi kinkida või et saab selle pealt kokku, et ei peisi astma? Just, see on väga hea mõte. Üks säästmisvariant. Siis võtame seda kommi natuke kaasa. Ei, aga see on niikuinii, teile on. Üks säästmisvariant, räägi kõigile, et sul on iga päev sünnipäev ja siis keegi ikka toob sulle midagi. See on natuke teisvõitus. Meil oli üle-eelmises laivis me rääkisime, et just see üks säästmisvariant on pidada oma sünnipäeva üle aasta, mitte iga aasta. Miks üle aasta? Siis sa ei pea iga aasta pidu tegema ja välja raha käima. Mina näiteks otsustasin, et ma nüüd kuni 30-ndani ei pea, vaid panen iga sünnipäev nagu panen selle, mis ma arvan, mis mul võiks minna sünnipäevapeo jaoks. Selle summa panen lihtsalt endal kõrvale ja siis 30-ndad on nagu suurelt. Ma paneks selle kuhugi hoiusele ja intressidest teeks pea, aga ma vist nii lühikese ajaga ei jõua kuhugi intressi nii palju. Jaa, nõus. Aga teeme siis, räägime natuke sellest säästmisest. Ma kujutan ette, et inimesi on noori vanu, kes vaatavad, et mõni tahab võib-olla koguda natsupaki jaoks, aga mõni tahab uut Lexust osta äkki, et vaatame, kas me suudame kõik vajadused ära rahuldada. Ahah, siin kuu aega. Kuu aega Lexus. I got this. Ühest palgapäevast teise palgapäevani ja Lexus. Nii hästi on majandatud, et Lexus tuleb ära. See on võimalik. See võib juhtuda ka sinuga. Ja usu endasse. Kõik on võimalik, kui sa ainult endasse usud. Aga see... Mina olen nüüd seda natuke teinud. Ma ei tea, kuidas teil on, et meil pandi mulle siuke... Ma ise tahtsin ka teha näiteks säästu, sest et... Ja siin teeme eksperimenti ise ka maja sees, et... Mul oli just selline olukord, et ma septembris, vatas kool hakkas ja ma mõtlesin selle ajale tagasi, et tegelikult umbes 5 aastat tagasi tuli mina ülikooli õppima. Ja see hetk oli mul, mõtlen, 1500 krooni nagu kulutada üldse, et ära elada. Siis ma mõtlesin, et ma tekitan endale täpselt sellise olukorra, nagu nüüd, et olen siis nagu uute üliõpilastega samas nagu positsioonis, et panin endale ka paika, et 150 eurot, elan kuu aega ära. 150 krooni eurot? 150 eurot, 1500. See 1500? Ma lihtsalt võtsin selle nagu niimoodi, niikuinii see inflatsioon kõik muud asjad nagu, et vigates. Et nagu lihtsalt tõmbasin selle 10-ga. Ja mõtlesin, et sellega peaks ära elama küll, on ju. Ilusti pidasin 2,5 nädalat vastu. Aga lihtsalt minul failis see, sest et aga Aga sa vähemalt üritasid. Ma vähemalt üritasin. Ma praegu mõtlesin, just meil peaks olema nagu käiv, koolis käib tudeng, keegi praegu ei õpi. Ei õpi, jah. Temale saaks kõige paremaid nippe anda, kuidas... Aga seal võivad tulla natuke kahtlased nipid, äkki see missi söömine mingi hommikust õhtuni ei ole lõppkokkuvõttes kõige mõistlikum tegevus. Jaa, ei ole, ja mõtlen ka tervis. Kusjuures minul, kui ma kooli ajal Tallinnas elasin, kõige parem säästmine on laisk olemine. Ma ei viitsinud poes käia, et ma pidin sööma neid makarone ja ketšupit, mis mul kodus istusid. Ma ei viitsinud minna. Ja siis ma olin nagu, miks ma ei viitsi, kus ma saan aru, et mu keha tahab, et ma säästaks raha. Või te tahtsi makaroni? Või siis seda üht või teist. Mina mästasin makaronide tegemise väga hästi, nagu mul tegin erinevaid viise neid. Ma tegin igast nagu, ma mõtlesin, et ma isegi
üks asi, mida saab makaroni teha, on paned puljongi kuubikut juurde. Jaa, see teeb jumala. Ja need makaronid on lihtsalt nii head ja majones ka. Ja riisile saab ka puljongi panna. Ja majones teeb kõik kõige paremaks. Aga riis peab siis pruun olema. Jumala eest pange pruuni riisi. Kuule, ma tahan küsida. Kõigepealt, issand, ma ei teagi, mida küsida on. Nee. See on hea küsimus. Tegelikult mis ma tahtsin öelda, näed, vaata, kui ma tulen YouTube'ist on ja, siis ma võtsin kaasa Beanboozle'it. Et inimesed, kes vaatavad ja tahavad näha näiteks Kristerit ja Kristinit siin Beanboozle'it söömas, kutsun teid üles, et võiksite jagada seda laivi. Et mida rohkem vaatajaid, praegust on meil siin, palju meil siin vaatajaid on? Palju meil on siin? 34. Palju me suudame vähemalt äkki 100 peale ära ikka tõmmata inimesed? 100 alla, see on vähe. See on vähe. 200 või? No igal vaatame jooksvalt, et üritame kutsuda. Teeme 150. Lükkab iga kord jälle käisake. See on see, millega sa tahtsid hakkama saada. 150 tundub. Mina tahaks teada, mis need on selles mõttes. Need on niisugused, noh, siin on hea maitsega ja halva maitsega. Põhimõtteliselt sa võid saada halva soki maitsega või siis tutti frutti. Või siis koeratoit või šokolaad. Mina olen seda challenge'it teinud ja mis saama hakkab? Kõige parem oli, popcorn oli tegelikult päris okei. Sest nagu, kui sa sööd, no ma arvan, et pead vähemalt panema 2 tükki suhu ja vaatama, kas saad mõlemad head või saad üks vähemalt kindlasti halb, ma loodan. Ma ei tea, mina olen suur strömmingut söönud, nii ma ei põlge seda. Mina pole seda söönud, ma olen kuulnud, et see on halb, aga nagu ma arvan, et selle pealt, kus ma kallis see suur strömming üldse on, see peaks olema niisugune delikatess. Ei, ma ei tea, mina ei ole seda ise ostnud, seda on tavaliselt keegi kaasa toonud, aga seda lennukiga ei soovitata tuua, nii et see võib sul lõkkeda rõhuvahetuse käigus. Kuule, ma tahtsin, ikkagi mul on paar küsimust ja ma pean küsima neid, et tegelikult meil oli laivi alla küsisid hoopis paar noort inimest ise teed paar küsimust. Ma loen need ette, et ma perekonnanime ei jaksa ütle, aga inimene ise tunneb ära, et üks noor inimene nimega Kristin küsis, et Marti, Kristel, Kristjan, palju te plaanite raha koguda? Ma ei saa, kus te selle küsimuse täpselt nüüd võtsite, kas te... Palju te plaanite raha koguda? Vaata, mul on selline nagu pink telefon on ju, 5, see on niisugune väga arvas telefon. Ma tahaks tegelikult upgrade'ida seda, nii et ma tahaks tegelikult telefoni jaoks koguda, aga ma arvan, et see on nagu siis pigem pikema perspektiiviga üritus. Palju sa praegu meie ette nähtud aja jooksul? Arvan, tänase päevaga või? Tänase päevaga? Tänase päevaga. 50, kui me suudaks nagu tegelikult võtta selles mõttes, et nagu pidada kinni näiteks sellest ülikooli budgetist näiteks. Et siis ma arvan, et ma suudaks küll mingi 150 kõrvale panna. 150. Nüüd me räägime ikkagi eurodest. Eurodest jah, mitte kraanidest. Vabalt 150. Mul on kusjuures kodus on mul olemas 500 kraani. Mu ema jättis ka igasuguseid erinevaid kupüüre alles. Nii et kui asi väga karmiks läheb, need saab ära just. Ja oleme natuke ühe kuuse peale lõdemalt elada. Täpselt. Kristel? Ma arvan, kuna hiljaaegu tuli välja, et ma vist hakkan korterit natukene siin. Mõtlesin, ma hakkan presidendiks. Oodata siin. Et kus see asjal läheb? Nii korteriga, jah. Kõik on märganud, ma olen okei. Ei, korteriga on nagu, oleks vaja natukene mööblit soetada. Ma mõtlesin, et ma teen säästuvariandi ka ühtlasi, et oleks vaja riidekappi. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla proovida see ise ehitada. Päris cool ju. Jah, ja euroalustest tundub, et võib isegi päris okeid asju saada. Mis tähendaks seda, et ma... Meil on 111 inimest tegelikult juba. Refresh. Kindlasti üle 200. Okei, siis 200 on seda. Euroalustest riidekapp või? See kõlab esimest korda kuulen. Ja, sa tõmbad selle tükkideks ära ja... Laks. Ma igaks juhuks korraks mõtlen, et enne kui sul pole võib-olla 100% läbi mõelnud, tööriistad saad kus kohast? Need on olemas, need saab laenata alati. Kellegil on ikka ju vanemad isad. Vanemad isad. Selle peale saab alati kohastada. Tööõpetusõpetaja, ma olen ise tööõpetusõpetajaga tegelenud, aga nagu ma ei viitsi küll mitte midagi ehitada, ma pidan terve elu ehitama asju. Mina olen just liiga vähe ehitanud. Oma elu ehitama. Elu ehitama, täpselt. Ma olen liiga vähe ehitanud ja ma ei tea, kas see on Padjaklubi mõjutus mu elule või ma ise olen endale pähe võtnud, et nagu tegelikult võiks ju ja samas endal on hea tunne ka pärast, et oled ise... See on kõige parem tunne, kui sa ise nagu teinud. Et ma mõtlesingi, et ma kogun selle jaoks, et ma saaks vajaminevad asjad kindlasti ära osta.
euroalused. No euroalused. kuskil liigub legend, et neid saab tasuta, aga ei saa tasuta, ärge selle peale välja minge, et tasuta saab. Ei, kindlasti tasuta. No, mina kiidan su idee ees, mulle meeldib, et käsitöö on teema. Aga mul on siin üks, need olid 2 inimest küsisid ja siis on üks Jana on ka. Üks Jana. Nii, Jana. Ühe A-ga. Aga tema küsis hästi naljakas küsimus, et kõigepealt ta küsis niimoodi, et kas te kogute raha? Mille jaoks? Mille jaoks? Ja siis ma tahtsin, kui te tohite, ma olin sulgudes oma vastusi kirjutanud, ma vastasin ette, et siis ma tahtsin, et mille jaoks raha ikka kogutakse, et seda rohkem oleks. Just, tegelikult ma mõtlesin, et tegelikult on just hea tegelikult. Mulle meeldib see rohvl. Ma vaatasin ka nurgast sinu mõnust. Aga tegelikult üks asi, teine asi, mis ma mõtlesin veel, alati on tegelikult hea, kui sul on väike padjak all olemas nagu. Millele nagu langeda, sest täpselt ma mõtlengi nagu näiteks mul ongi see, et mul varstati telefon ära, mul pidin nagu sõbra käest küsima telefoni, oleks mul olnud nagu aga kuidas me padjani jõuame, sellepärast et ma vaatasin, sa tegid oma vlogis, YouTube'is oli sul ka mingi hetk oli septembris, üritasid sa teha mingisugust eksperiment, noh ühesõnaga, sul oli mingi kuu eelarve võetud, mis päevadeks ära jaotatud, mis sai sellest? Sellest oligi see, et tegelikult mul oli Eesti YouTuberite live ja seal oli lihtsalt nii palju liikuvad osa, ma pidin nii palju asjadega tegema, et see oligi see, et nagu pidin nagu seda nagu lihtsalt mu elu oli lihtsalt nii kaos ja pluss veel nagu tegelikult on veel see olukord ka selle juures see, et nagu et kuna ma tegin seda niimoodi üksinda ja kõik ümberringi nagu olid niisugused, et no ma ei tea, no got this, I got this, noh. Sest et sul oli seal siuke, ma vaatasin 4 eurot 9, umbes 9 senti midagi oli sul päevane. Oli ja läks nagu, no ega siis niimoodi nagu vaikselt nagu kuskilt hammustasid jälle ja siis läks nagu, ma natuke siin jälle kulutan natuke rohkem ja seal nagu sealt maalt, et niisugused väiksed nagu kulutused tekkis seda budgetit väiksemaks, kui ma oleks kogu aeg nagu hoidnudki seda niimoodi, et ma ei... Kaua sa vastu pidasid? 2,5 peaaegu 3 nädalat. See on päris hästi tegelikult siis. Siis ei saa öelda, et see täielikult läbi kukkus. Ma olen läbi kukkunud, aga lihtsalt nagu see oligi see, et nagu ikkagi nagu ma pidin nagu võtma, see oligi see, et nagu nii. 50 eurot juurde. Jaa, sellest ma saan aru. Sest kui teised laristavad kõrval ja ei toeta sind moraalselt, on väga raske. See on täpselt nagu mul oli täna. Ma üritan ilusti toituma hakata ja vaadata ja jälgida, mida ma söön. Ja siis tuleb Peika, tuleb koju, teeb endale pelmeene. Ja ma olin mingi, okei, ma võtan siis paar tükki. Sest ta ongi nagu see enese, see on nii raske, kui teine on nagu ikkagi... Aga miks ta pelmeene teeb? Aga ma ei süüdista sind. Jaa. Süüdistan ennast. Aga sellest ongi äkki, kui me nagu kokku oleme tulnud, äkki olekski nagu mõttekas see, et me nagu prooviks võtta üksteisest nagu mitte nagu võistelda, vaid nagu proovidagi vaadata olla nagu toeks rohkem. Et siis kui on, näiteks mul on tunne, et näiteks panen päevarahaks endale, noh, maks 10 eurot ja hakkab juba sinna 11 poole nagu kalduma, siis saadan sulle sõnu. Martin, mul on tunne, ma kohe nüüd kulutan rohkem. Mul on 9 peal, mida teha? Ja mul on veel vaja. Jaa, 7 tundi on veel päeva, mul on 9 peal juba, mis toimub. Ma arvan, tegelikult see on hea mõte, tegelikult me võiks võttagi näiteks, ette sellise päeva. Mul on niikuinii reedene main video puudu. Et noh, ma ei teagi, reedel on mul main video päev ja võikski võtta siis päeva ette, et nagu ma ei tea, võtame niisuguse budgeti näiteks ja hoiame siis, tead kuidas saame? Snapis. Me saame üksteise snappe niikuinii. Oot, mis sa tahad? Sa tahad, et me challenge ime üksteist. Et me saame hakkama reaalselt, päriselt mingi kindla budgetiga. Ei olegi see, et ei hakka libisema nüüd, et ma natuke libisen sellest üle. Ühesõnaga, et me ühe päeva, noh just otseselt ei võistle, aga lihtsalt näitame üksteisele vähemalt. Et we can do it. Ma võin emale lihtsalt öelda, et Marti Allik kutsus mind teidile. Oota, ühesõnaga, sa tahad teha challenge'it, siis me peame aastaga ka nüüd natuke rääkima, et aga tegelikult siin on kõige parem, siin on ju kaamera ees, kui sa nüüd ütled jah, see on ära, siis me saame challenge'it ikka teha, ma arvan. Jaa, aga mis me, mingi päeva nagu limiit või kuidas me tahame teha, mis me tahame? Mõtleme, sul tuleb läbi mõelda. Ei, aga tegelikult ma mõtlengi, ma arvangi, et kindlasti on see, et võiks, see on see, et kuidas me nagu, kuna me niikuinii oleme nii erinevates valdkondades, on ju, siis on noh, me oleme Snapchatis ja siis me vaatame näiteks, et kanname üle oma päeva, oma kulutusi Snapchatis ja üritame seda teha võimalikult säästvalt niimoodi, et me ei kulutaks nagu niisugustele nendele väikestele asjadele, mis nagu tihtipeale viivadki selle meie budgetist üle. Ma see õige tähelepanu, et ärge kulutage väikestele asjadele ja... Näiteks, või siis ükskõik mis nipid teil välja tulevad. See on näiteks minu mõte, et mina enda pealt näen, et mina kulutan mingitele väikestele asjadele. Oota, kui sul reedel on, millal sa teada tahad? Teeme homme, sest muidu ma ei jõua seda valmis ehitada. Teeme siis ongi, siis sa ei jõua ette valmistuda ka, et lähed näiteks homme lähed ostad need külmkapi toitu täis ja siis... Jah, väga hea. Või täna õhtul lähed kiiresti ka... Aga ei lähe. Siis hoiame siin kinni, kuni viimane... Täna just oli see ostupäev, ma pidin täna nädalaks tahaks ette astuda. Eriti keeruliseks see. Jaa. Okei, aga siis
ma ootan juhendajat sinult siis peale seda laivi. Jah, peale seda laivi lepime kokku. Ja teie siis saate meie kõigi Snapchatides jälgida seda homset päeva. Jah, mis su Snapchat on? Ma ei saanud sisse praegu, ma pean vaatama. Sa pead vaatama. Pärast ma arvan, et müüame enda Snapchatides välja selle, mis see Snapchat on. Mis sinu Snapchat on? Kristel Aaslaid. Minu Snapchat on. Nii, pange nüüd tähele. Võtke nüüd vastakad välja. N, Ev, M, T, H, E, E, N, T, I, N, G. Never mind ending. Sest et Snapchat ei lase sul oma nimesid muuta mitte kunagi. Aga mis asi lase sul muuta? Üks kanal lase sul muuta? Kuidas? Üks kanal lase sul nime muuta? Instagram laseb. Instagram tuleb vastu inimestele. Jumal tänatud Instagrami vastu tuleb. Kuule, aga ma küsin mingi siuke fun fact, et kas keegi mäletab üldse mingit esimest asja, mille jaoks nad säästsid? Mille jaoks kogusid nagu raha? Ma kogusin lihtsalt niisama. Make up something siis, et oleks... Aga ma kogusin drooni jaoks raha, mida siis ei olnudki veel. Aastal 93 kogusin ma drooni jaoks. Ma teadsin, et 20 aasta pärast tekivad droonid. Oota, sul oli lihtsalt, su hobi oli raha ja sul meeldis raha ja siis sa kogusid raha? Ma kogusin sente ja münte. Mul oli lihtsalt see mõte, et nagu hea oleks, kui oleks nagu vanas. Mul sente münte ei olnud. Minul oli selline olukord, et mina sain nagu vanematelt taskurahaks nagu selle laste raha. See hetk 200 krooni. Mina nagu tihtipeale, no siis sellel ajal mingi Beyblade'id muudes, et ma elasin maakohas, pidin sõitma nagu kaugele, siis mul oli lihtsalt teada, et nagu, et sõitsin Pärnusse, ostsin endale selle Beyblade'id ja tagasi olin kõvalend, on ju. Ja siis mingi hetk oligi see, et oli Yu-Gi-Oh! Oli ka niuke mängukaardid, on ju. Ma olin sinna nagu investeerinud seda Yu-Gi-Oh! Ja see oligi seepärast see, et nagu ma hakkasin nagu hoidma seda mingil määral nagu seda raha kokku ja vahetasin neid kaarte, sellest need kaardid olid nii väärtuslikud see hetk. Ja ma vahetasin ja hoidsin raha kokku, et osta endale oma esimene kitarr. Võt, ja mina siis, see oli kõik sööda, et minu suurem kokkuhoidmine oligi see hetk, et see oli see, et saada kokku 2000 krooni. Ja millal see oli? Ma olin vist 8. klassis. Ja millal see oli? Ma ei oska praegu võtta. 75. 75, aasta oli 75. Ei, see oli, ma arvan, et see oli mingi 10 aastat. Kui Beyblade'id oli. Ei, see oli 11 aastat tagasi. Mis see tähendab siis 2007? 2007, midagi nükest. Või 2005? 2005. Matemaatika tuleb ka säästmisel väga kasuks. Ma lähen hoopis veel rohkem tagasi. Mul tuli meelde, et kõige see suur pauk, selles mõttes, et siis kui kõik alguse sai, et ma olin vist 5, ma arvan. 5? Ja kroonid olid just tulnud. Sellepärast mangast töötad, et see nii varakult oleks pihta. Mul oleks raha õudselt varakult meeldima. Ja siis ma üritasin hoiduda sellest, et selline hermiiti panna, et mul ei ole vaja midagi, aga ma tulin lõpuks panka. Aga ma olin jah 4 või midagi oli ja ma mäletan, et kroonid olid just tulnud, 4-5 olin, kroonid olid just tulnud ja ma mäletan, kaua ma seda kogusin. Ma kogusin 10 krooni kokku niimoodi, et seal oli sentides oli ja siis oli... Oota, ma tahan seda brändi nüüd. Oli 1 kroonina oli ka, mida tõenäoliselt praegu paljud inimesed ei mäleta. Mul on 2 tükki need kodus. Mul on 5 see väga imelik soenguga vend oli selle 1 peal. Aga ma tahtsin öelda seda, et see 10 krooni ma kujutan ette, ärge mõelge, et see on küpse, kergele küpsi koguda. Ma arvan, et kui inflatsiooni arvesse võttes see mingi 1500 krooni ära saab. Kust sa said nõud pestud? Nüüd kui mäletan. Vahepeal mainisin. Siinkohal jälle üks säästunipp, ära pese nõusid selle masinaga. Ei, tule tööle, võtad tööle. Või võta tööle kaasa või siis ära pese masinaga, vaid paned kraanikaus vett täis, pesed ära, siis loputusvesi ja hoiad vett kokku. Võta siis mingi siukse kotiga, et sul kolleegid ei kuuleks, et sa tassid siia mingisugust klirinat iga päev. Või paari päevaste vahetega niimoodi tood, siis pesed ära ja siis võid paari sellepärast sa meid siia kutsusidki, et see on nagu niukene undercover, vaata, üritus sul siin, et õhtul kaua olla siin. Siis me sööme ära siin, mis siin on ja pesen nõud ära ja te võite oma nõud ka tuua ja saate oma akud ära laadida siin ja... Ma ei võtnud laadijat kaasa. Meil oli hea kolleeg pani mingisugust siukest statistikat ka meile, et ma igaks üks loen, kui inimesi peaks huvitama, et statistika on ju kuld, me kõik teame. Oota, sellel peaks, vaata kui on faktid videotes, siis selle jaoks on eraldi nagu siuke tiimsamm. Faktid! Faktid, et see on Guinness rekordite raamatu järgi kõige suurem laim, mida on üldse... Aga 38% 18–30-aastast noortest plaanib raha asju ühe kui ette. Ehk siis, et minu arust see ei olegi, kuidas see ei ole plaanimus, on ju, vanarahvas kutsub seda peost ja 18–30-aastaste säästmisest noored peavad säästmist oluliseks, kuid suur osa 39 tunnistab, et säästmine on ebaregulaarne ning raha pannakse kõrvale väikeste summade kaupa, aga väikeste summade kaupa võib ka raha kõrvale panna, minu meelest ei ole mingisugune probleem. Olgu kas või euro päevas. Jaa. Aga see on 30 €. Sest me tahaksime jõuda ju. 300, mida iganes, 327.
Mida? Ma kaua kui sa paned palju 3 eurot päevas? Ei, euro päevas. Euro päevas? 300 tulebki. No. See on... Päris hea summa juba. Et... Aga siin on mingi huvitav, sest oma kodu on noorte jaoks hästi tähtsaks, 90% noortest peab oma kodu omanikuks olemist tähtsaks. Nojah. Kas teil on kõigil kodu eraostatud ja soetatud? Need ei ole, sest tegelikult ega see kodu ostmine ei ole ka nüüd siin lust ja lillepidu, eks ole, tegelikult ju. Kaasnevad kohustused. Kaasnevad kohustused. Kuigi tegelikult, kui hakata mõtlema, siis kõigepealt tuleb naine ja koer võtta minu meelest ikka. Siis see on esimesed 2 sammu, et hakata kodu peale. Just, täpselt. Sest koos on ju lihtsam. Täpselt, koos on lihtsam. See on kindlasti nõus. Koos on lihtsam. Kolid kõik peikadega ja tüdrukutega kokku. No põhimõtteliselt on korterikaaslane, Ega see on ka ikkagi, Ei no koos on lihtsam. Me enne just arutasime, et kui sa tahad üleüldse mingisugust... Pane mingi mänguelement sinna sisse, kui sa tahad raha kogumisega tegeleda ja säästmisega, et tehke mingi challenge, nagu sa praegu just pakkusid. Ma saan aru, kus sul see idee tuli. Selles mõttes, et mängul on element sisse, sest te saate kuu peale nagu kuidagi ennast üksteist nagu toetada ja... No see ei peagi olema nagu challenge, et ma tegin sinust parem, et see ongi see, et nagu koos. Me saime koos hakkama, jee! High five! Oota, aga mul oli selles mõttes, et peaks paar nippi veel välja äkki käima. On teil need kaamerate taga, kas teil on mõni nipp, mida tahaksite meie suust kuulda, mida Martti Allik soovitaks teil, kuidas selle Lexuse raha ikka kokku saada? Mina nagu olen ennast avastanud tegelikult väga palju niisugust asja tegemas, et tihtipeale tegelikult nagu, kui mul on hästi jooksev eluviis, ma pean ühest kohast teisi minema ja ma pean tihtipeale nagu ongi see, et nagu vesi on elu alus, ja ma igalt poolt ostan pudeli vett nagu kogu aeg. Tegelikult kui sa mõtled selle peale nagu, okei, tõesti nagu kuskil 50 senti või nagu kuni euro maksab, ja tõesti, kui ma võtan nagu päevas ühe pudeli, ostan kogu aeg seda, ma selle asemel, et mul oleks ostetud nagu see veepudel kaasa, mida mul on kraanist kuskilt vett. See on kohene seib, mis on nagu kuu pealt nagu suur. Aga siis on toiduga samamoodi, et selle asemel, et kogu aeg siis nagu käia kärutada lõunat kuskil kallimas kohas, saab olla endale selle etteplaneeritud kaasa teha. Aga sul, Kristel, on ju, ma ei tea, kuidas TV3 toidab sind või kuidas pead ise muretsema selle eest või... Ikka ise pean. Minul on näiteks... Ei ole siis niimoodi, et lähed setile kohal, setil on nagu... Ma olen küll ette kujutanud, et... Minul on YouTube'is see, et minul nagu tulevad inimesed küll, ma pakun neil teed on ju ja midagi. Et sa oled kohal, sul on ikkagi... Võtteplatsil on olemas nagu catering, Catering otseselt ei ole ja meil on lõuna on, siis tuleb siuke nendes karpides. See on väga vahva. Ja päev läbi saab endale võikusid teha, mis on figuurile lausa maagia. Nii ja. Isu on alati. Ja kommid ja jutud, kõik asjad on nagu, kõik on nagu midagi saa süüa. Võttepäevadel ei lähegi üldse. Esiteks sa ei jõuakski kuskil mujal süüa ja teine asi on see, et sulle tuuakse toit kohe kätte, kui sul on nagu vaja. Nipp hakka näitlejaks, jah? Hakka näitlejaks, jah. Mina mäletan vist, et... hakka näitlejaks on vaja, aga kas see... issand jumal. Aga näiteks, kuidas ma veel toidu pealt kokku hoian, on see, et minu kallid vanavanemad on nii ema kui isapoolsed on maainimesed, kes kasvatavad kodus kartulit. Ja siis mõnikord ma lasen emal isal saata mulle kartuleid, mis on kordades esiteks juba paremad kui poekartulid. Sest need on hoole ja armastusega kasutatud. Just, nad on... Ja kanamunad täpselt samamoodi. Oma enda kanadest võetud. Kas need, kes saavad lipata ringi? Ja vabajooksu kanad. Ja nii maitsvad. Vabajooksu kanad, nagu vabajooksu. Mu hommikul vanaema läheb õue, põgene, vaba kana. See on ainus. Aga need loomad tulebki laulda, et pärast maandab stressi ja siis on see muna veel parem. Kas teil mingi kallid hobisid on ka selle koha pealt, et kui mõni tahab surfata, et see on ju meeletu raha hukk on see, kui tahab mingit hobi üleval pidada? Kusjuures minu oligi noorena, ma sõitsin lumelauda, aga sellest, et tegelikult meil oli ikka suht lame pind. Et seda lumelauda sõites oli ikka tegelikult päris kallis hobi, et mul ostsin selle lumelau ühe hooaja sõitsin ja paar korda käisin seal mäel ja sinna ma täiselt, et nagu sest... Tasub oma hobi läbi mõelda ühesõnaga, et mitte, et enne kui sa arvad, et sa oled suur kitarrivirtuoos, proovi äkki sõbra juures 3 korda mängida, enne kui selle kidrasse ära investeerida. Samas nagu kui sa nagu tõesti nagu mina tegin seda, sest mina kogusin selle jaoks nagu tõsiselt pidin nagu ikka palehigis. Mitte või kogunud, millest mul oli nagu... Pidin sahverdama need YouTube'i Yu-Gi-Oh kaartidega ja müüma vahetama tegema.
no põhimõtteliselt Yu-Gi-Oh kaartidega tegid mina endale. Kuidas mina siis ilma olen jäänud Yu-Gi-Oh kaardid? Anyhow. Ja oligi see, et mul oligi see, et ma ostsin selle kitarri ära. Isa näitas mulle esimesel akkordi, mõtlesin, minge pekki, ma ei saa mitte kunagi selle hakkama. Aga kuna ma olin sinna pannud selle raha, siis mul oli see trots, ma pean ju selle ära. See on juba üks hea näide, et sul oli mingisugune järjekindel trots oli sees, vaata, et sa ei jätnud kohe nagu järgi, vaata. Kui üleks ma olen lihtsalt nagu kukk kätte kukkunud, võib-olla oleks tõesti, okei, noh, jah, las ta jääb sinna. Aga teil mingit impulsi osta on? Ma siin eelmises. Aga kuidas sa hoidnud impulsi ostsid? Kas ainult vanusega? Ma ei käi poes nii palju. Vist meelega käid ringiga mööda? Jah, aga kusjuures tegelikult, kui ma nüüd mõtlema hakkan, ma viimasel ajal need impulsostud on kuidagi nagu väiksemaks jäänud, sest mulle ei meeldi mitte midagi. Ma olen nii pirtsakaks läinud asjades. Näiteks tean, et mul on pükse vaja ja siis ma käin poes siukse vingus näoga ringi, mulle ei meeldi mitte midagi. Ja see on nagu hea asi. See on hea, mina nagu, kui ma käingi nagu, pigem kulutad riietada sellist asjade puhul, nagu ostadki endale mingi täiesti mõttetu asja. Aga, sest tegelikult meil on nagu päris palju võimalusi olemas, nagu meil on nii palju uusi nagu kaubandus. Pluss netikaubandus. Täpselt, ja siis käidki välja, mina teen pildi ära ja ma jätan selle lihtsalt nagu enda telefonisse ja mõtlen selle peale. Mis sa Pildi, et kui ma näiteks nagu lähen... Jaa, täpselt oligi, ma tahtsin endale saada jakki. Ma tegin mitmest asjad pildi ja mõtlesin, ma tegelikult leidsin juba ühe. Ma olin täiesti kindel, et ma tahan teda. Aga ma olin ikkagi veits kahtlast, ma teadsin, et kui ma selle ostan ära, äkki mulle pärast ei meeldi. Ja see jääbki seisma, sest tihtipeale mul on väga palju asju siiski jäänud seisma. Ja ma tegin pildi ära ja ma ootasin kuskil niimoodi nagu mingi nädala. Kusjuures ma läksin veel teist korda, siis ma jagasin veel oma sõpradega, mis sa arvad nagu? See oli täpselt sama idee. Meil oli eelmine kord siin, kui rääkisime, tuli ka sarnane teema välja, et sul võiks olla alati, kui sa lähed poodi, võtta see prants kaasa või sõber, kes ütleb sulle, et sul 7 tükki on juba siuksed, et ära nagu üht juurde, et lase sõpradel otsustada äkki meelevatuse ümber, et seda ei ole nii väga vaja. Ma olen olnud see sõber. Sul on selliseid 34. No täpselt. Sul on vaja seda. Jaa, on küll. Ei ole. Pane see ära. Kõik. Ma pean südamelt ära saama, et kipitan see 20 aastat, et see ei ole küll hea nipp, kuidas säästa ja ma loodan, et keegi seda ei tee, aga lihtsalt kui mina olin noorem ja käisin koolis, siis see oli siuke asi, et ma ei võib-olla nüüd on ka vaja, ma vaja toiduraha oli vaja iga kuu maksta. Ma ei maksnud seda. Ema andis mulle ja ma ostsin selle eest kommi. Snap. Jah, aga mul ei olnud kuu raha, ma ei saanud mingit 2 sotti. Kõigil ei olnud 2 sotti. Aga kus siis oliks, et ma ei kulutan seda 2 sotti kommide peale, mul oliks nagu mõeldud selle peale, et ma sõidan nagu kuhugile sinna teise linna, ostan sealt endale need asjad, I got this. Ma arvan, et natuke noorem, ma ei oleks siis üle mõelda selle peale, et ma üksi panen Tartusse siis. Näiteks. Mul oli see, kunagi oli vaata Kalevi kommivabrikul oli see siuke suur, või jõuluajal oli selline ovaalne, selline metallist siuke karp. Ma sain sellega, hästi ilus oli see. Mul on mingi karbifetiš, ka ma nagu hullult kogu aeg, nagu kõik karbid, mul on koduga mingi väikseid karpe ja kui need on metallist ja kaaneks, ma olen mingi jess, kõige parem asi ever. Ja siis ma kogusin jah kõik sendid ja mündid, kui isal oli kuskil mingid sendid ja mündis mingi, issi, need on minu omad ja nii oligi. Isa oli nõus sellega. Aga see on isa tubli, kui ta vihjas sellele juba varakult, et näed, et kogumine on hea. Muidugi. Aga ma läksin kogumisega, läksin liial, ma hakkasin igasugused imelikud asjad, kõige imelikumad asjad, mis ma olen oma elus kogenud ja kõige mõttetumad asjad. Mulle meeldis, vaata, kui auto aken tehakse kanti, siis need need lähevad niisugused 4-nurkseks, vaata. Need on kristallid, ma kogusin neid mingi aeg. Aga kõige ajuvabam asi, mida ma kokku... Aga mulle hullult meeldis, siis ma ei näeta mingi otsisin, et äkki kuskil on, et kõige mõttetum kogumine, mis ma elus on olnud. Ma kogusin kuusejokkaid. Sest need olid nii ilusad lendasid. Mul oli see kirjutatud, et Kristel Aaslaid on Saaremaalt ja multitalent. See on kõvasti talenti vaja kuusejokkaid koguda selles mõttes. Ma kogusin, mul oli üks karp ja siis ma käin nuusutamas seda vähemalt. Kõigepealt kogusid karpe ja siis kogusid okkaid karpe. Jumala hea, selles mõttes see kõik mul on läbi mõeldud. Aga see alustas minu kogumismaaniat ja ma arvan, et see peab nüüd üle kanduma ilusti ka raha peale. Kas me tahame lõppu öelda, ma korra võtan, et on need... Kas me saime nii palju kokku? Jaa, mis me saime? Palju meil tuli? Ma ei tea, ma mõtlesin... Suhtuge kogumismänguga ja loominguliselt. Refresh. Tule koguma sa. Tule koguma sa. Kas ma... Isegi meil tuli mingi 100 tuli ära, aga 150 vist ei olnud mingi. 110. Proovida ikka seda kohutavat. Tahate proovida? Teeme niukse nagu... Siin on nagu ikkagi loosi peal, et sa võid saada hea asja, sa võid nagu elu ikka nagu. Et ma ei tea, nagu võtame. Ma arvan, et see pruun on doggy food. Jaa, või šokolaad. Ja lõhna järgi ei saa. Lõhna järgi ei saa aru, lihtsalt proovi ja vaata, mis siis saab. Mis siis? Nii, võtsin. Mis sa said?
ma ei tea, aga see tundub nagu toores. See, ma arvan, et see koera. Mina ei võtaks, ma olen neid saanud, see on tõsiselt jube nagu. Okei, ma ei tea, ta on nagu salami, ei ole ka, ta on nagu halvaks neid salami. Kusjuures minul oli nagu, võta see tutti-frutti, see on hea. Ütleme, et praeliha. See on midagi head. Sa ei tead, jah? No mina ei julge võtta, sest minul on sellega õnnega nagu väga mulle meeldib üksteised. Mul ei ole selle suurt römmingu vastu midagi, mida kõik teavad. Ma proovin ühe veel. Lihtsalt... Aga ma söön ära ikkagi. Mis see on? See on bad medicine. Halb meditsiin. See on lõhn. See lõhn, mis sealt tuli praegust. See on okse. Mis järgmise tiim? Okei, aga... See on nagu kanapuljongi okse veits. Ma loodan, et me ei läinud väga lappama ja kui inimesed, kes on silma peal varem hoidnud, et need olete, me oleme nendest tippidest natuke rääkinud ka ja äkki me siis tipitame või siis veel otsa sinna Snapchati. Just. Sina või keegi peab mulle tulema ja tegema ja näitama. Homme hommikul teeme niimoodi, et oled minu juurde, siis ma näitan sulle ära, kuidas seda teha. Siis me paneme paika selle kõik asja ja terve päeva üritame siis tegutseda. Mul on just see probleem, see esi on Snap, et ma olen kuulnud legendi vägevast Snapist. Vägevast Snapist. Aga aitäh, et tulite, ma ei kujuta ette, et aitäh, kes vaatasid. Ma saan aru, et me saime kummikorvi lahti ja me siis ületasime ootused. Just. Aga päris tühjade kätega ei lähe. See Guinessi rekordi laim, siit saab ühe laimi veel. Meil on siin tegelikult... Suhleim, kingitus. Meil on siin tegelikult kandsid. Võtke kaasa, issand. Ma ise tegid või? Loomulikult ise tegin, me teeme kõik ise siin pangas. Ahah, väga hea. Me ei osta midagi sisse, Selge. me oleme käsitööpank, Jesus Christ. Võta sinagi käsitööst osa. Jaa, see on väga trend praegu. Osale käsitöös koos Swedbankaga. Mina mõtlesin, et mina lähen see kui vegetarianiks, et kas soovitan siin on... See on see laim, see overgrown laim. Aga aitäh, Marti, aitäh, Kristel. I have an apple, I have a pen. Boom. Apple pen. Apple pen. Bye!